Mis on vahe sinu arvates, sest minu arvates näetakse kogu aeg segamini ja ma olen pidanud väga palju seda kõike tegema, on 3 asja. On müük, turundus ja bränding. Ehk siis, kust hakkab turundus, kust lõpeb turundus, kust algab müük, eriti võib-olla siis müügi ja turunduse vahe. Et kuidas sa seda, mul on endal olemas loogika, kuidas mina seda lõpuks selgitasin oma meeskonnale, aga kui sult seda küsida, mismoodi sa seda mõtleksid? No mina vaatan neid niimoodi, et nad väga hästi täiendavad üksteist. Ehk siis mina vaatan niimoodi, et minu peas ideaalis see käib niimoodi. Turundus alguses aitab üldse inimestel teada saada, et on olemas selline asi nagu CR Sales, Combat Ready Sales, eks ju. Loodetavasti meie podcastid, meie veebilehekülg, minge külastage meie veebilehekülg, see on uus, ja meie laval olemised kõik tekitavad inimestel teaduses, et kui neil müüginõu abi vaja on, siis nad lähevad CR Salesi. Ja siis esiteks ideaalis turundus võiks mulle liidi genereerida. Kui turundus seda liidi mulle ei genereeri, siis ma saan ka teistpidi, aga ideaalis võiks. Läbi helistamise või mis iganes? Läbi soovituste, läbi helistamise. Minule meeldib inimestele lihtsalt, väikses Eestis ma alati ütlen, et milleks mulle see turundus, ma võin ju lihtsalt helistada inimestele, aga aitab. Mina vaatan, et siis sellisel juhul müük võtab üle, müük kaardistab, pakub, eks ju. Aga turundus töötab taustal. Mina vaatan, et kõige ideaalsemas kohas siis on 2 siukest valukohta või murekohta sellele inimesele, kellele ma helistan. Esimene mõte, ta võtab selle toru vastu, tänases maailmas, kui ta Andrusega räägib, ta mõtleb, et kas Andrus on skämmar, sest kes see ikka helistab peale kullerite ja skämmarite. Ja kui ta siis paneb Andruse internetti, siis loodetavasti sealt paistab välja, et Andrus ei ole skämmar, eks ju. Et see on see esimene tugi. Ja teine tugi on siis, kui ma olen ära kaardistanud, ma olen talle pakkumise teinud, ta vaatab, et see vastutuse võtmise asi tõesti võib-olla aitaks mu meeskonda, aga see maksab mulle, ma ei tea, teeme mitu paketti, 15 000 eurot. Tahan ma nii palju raha kulutada. Ja siis ta tihtipeale jälle võib-olla toksib meid Google'isse ja vaatab, kas ma tahan seda raha kulutada või mitte. No, sealt saab infot koguda. Sealt saab infot koguda. Minu loogika on see, et mis challenge oli see, et kõige rohkem aeti segamini brändingut ja turundust, mis nende vahel. Minu arust bränding on lihtsalt meie kuvand ja turundus on reaalselt mõõdetav meetod saada kogu maailmast, kogu Eestist, keskkonnast kätte need inimesed, kellele meie tooted sobivad, ehk siis nagu üks filter ja müük hakkab siis sellest kohast pihta, kus mina individuaalselt või keegi teine individuaalselt hakkab inimesega rääkima juttu. Nii kui mul on, kas ma saadan sulle sõnumi, saadan sulle personaalse e-maili, siis, ja sa vastad mulle, siis sealt hakkab pihta müük. Sealt hakkab müük. Aga lihtsalt, et samal ajal, kui müük tegutseb, on turundus taga. Ja, aga siis tulebki see, et okei, mis teie bränding on ju, bränding on see, et mis meie kuvand üldse on. Ma olen nõus. Aga saab ka vastupidi, eks ju, et see on, mida sa kirjeldad, on praegu tavaline, aga saab ka vastupidi, et mina helistan sulle, mina toon su teadvusesse läbi müügi ja siis sina, kui sa oled kõigepealt aru saanud, et on olemas siuke asi nagu CR Sales, eks ju, ja on olemas siuke asi nagu Andrus Olbi, siis sa lähed guugeldama ja siis turundus siis aitab mind leida, aitab ka mul konvertida, eks ju, annab sulle selle social proofi. See siis kui enne, aga kui ma ütleks, et kui ta peale seda aitab sul seda konvertida, siis mis müügiinimene teeb kehva tööd ilmselt. Sest et kokkuvõttes on see, et sa ju nüüd, kui sa said temaga just rääkima, üks ühes, ta vastab sulle, siis ta võib-olla valideerib enne, kui ta sulle vastab, siis on veel turundus, kui ta sulle vastanud pole. Läheb vaatab, kas see on ikka normaalne vend üldse, siis ta vaatab sinu tausta, seda infot, mis olemas on, aga nii kui sa temaga rääkima hakkad, siis sa ei saada teda tagasi laia maailma otsima informatsiooni, vaid nüüd sa saad talle anda, kuule, et kui sa tahad täpsemalt infot teada, siis ole hea, vaata seda, kliki siia, et siin on info, mis peaks sind huvitama ja siis on endiselt müügi kontrolli all või müügi juhtida. Aga kui öelda siis, et see 3. osapoole research on usaldusväärsem mõnikord seal kui see, mida ma olen etanud. Ja mina vaatan ka seda poolt, et vaata üks asi on veel, mis on müügis tähtis, on see, et võib-olla mul on see usaldus olemas, mul on see valu olemas, aga ajastus on vale. Ja siis turundusel on ka see aspekt, et hoiab mind pildis. Ja nüüd ongi küsimus, et kas ma siis annan ta tagasi turundusele või tegelikult on ta teises kategoorias, kus kohas ma tegelikult ikkagi tegelen müügiga. No minu lahendustee sellele on see, et viska teda selle
köögivalamuga inglise keeles, et las mina siis seoks ta turundusega ära, et ta kuulab meie podcast'e, ta saab oma meie e-kirju ja asju, ta näeb meid ikka endiselt kuskil laval, aga kui mina kaardistasin su ära, sul on valu, meil oli hea usaldus, aga ajastus oli vale, no et siis on väga mõistlik mul müügimehena ikkagi follow-up'i panna, ja nüüd siin tuleb veel siis see osa veel juurde, et kas turundus on tegelikult harimine, sellist üks turundusmeetoditest, sest et tegelikult ma harin sellepärast, et meie bränd või meie missioon on siin harida, ja nüüd me oleme sidunud selle, et turundus eraldi minu jaoks on ikkagi väga lihtsasti võttes tehniline viis, kuidas inimesed aidata meiega rääkima, mitte midagi muud, ja siis harimine on lihtsalt see boonus sinna juurde, sest tahame ka inimesi harida, võimalikult hea asjaga, mitte sellepärast, et sa põhimõtteliselt meile tuleks rääkima, sest tahame sind harida. Ja nüüd, kui me sind hästi harime, no siis selle juures on ka siis see viis, et me saame sind aidata leida õige koht, sest et tõenäoliselt siin laias maailmas on päris keeruline ise leida õigeid usaldusväärseid allikaid. Ja see tegelikult minu arust ongi see nagu vahe. Et vahel see läheb, kõik need lähevad segamini oma üksteisega, et kuule, et ma müün, tegelikult võib-olla sa üldse ei müü. Tegelikult sa ei turunda, vaid sa hoopis brändid, sest et meie alles see aasta hakkasime tegema turundust. Me hakkasime see aasta ka müüki tegema. Jah, see on ka tõsi. Ehk siis kõik, mis me varem tegime, oli, ma ei tea, mis inerts. Ma olen kindel, et ma 5 aasta pärast vaatame, ütleme, et see aasta alles hakkasime korralikult tegema. No tõenäoliselt. Ehk siis levelid on hästi palju, kuidas seda kõik varem ei teha. Okei, väga kõva. Kui see, mida sa vaatasid või kuulasid, oli kasulik sulle, siis kindlasti hakka meie jälgijaks, subscribe'i ja pane endale meeltuletus, sest et iga teisipäev kell 12.00 on meil siin lühike õpiamps tulemas, mida sa saad vaadata, ja igal laupäev kell 10 on siis selline pikk vestlus pikemas formaadis, kus me räägime juhtimisest, ärist, elust ja kõigest muust paremast, mis pähe tuleb. Nüüd kõige olulisem sõnum minul sinule tegelikult on see, et ma sooviks, et sa mõtleksid ise, et tavaliselt öeldakse, et vaata järgmist videot ja klikid siia või kuhu iganes kohta, siis mina ütlen, et enne kui sa kuhu üldse klikkima hakkad, siis mõtle, kas sul on päriselt seda asja vaja. Sest tõenäosus on see, et see, miks sa sinna järgmisele videole klikid, on juba vabandus. Ja mille kohta see vabandus on? Ehk siis sa tahad õppida juurde, aga tegelikult sa juba tead, sa oled ära õppinud kõik asjad ja sul oleks vaja tegutsema hakata, mitte siin üldse rohkem videosid vaadata. Ja kuna see algoritm on niivõrd võimas, ma ise olen lasknud selle ennast juhtida ja tõenäoliselt lasen ka tulevikus, sest see on lihtsalt niivõrd efektiivselt üles ehitatud. Aga mina ei taha lasta algoritmil oma elu juhtida ja ma loodan, et sina ka ei taha. Ja emotsioonid on lühiajaline mõtle, et emotsiooni peale klikkida seda järgmist videot ei ole väga kasulik pikaajaline otsus. Ehk järg laske oma taktikalisel mõtlemisel üle võtta, sellel emotsionaalsel mõtlemisel, vaid laske oma tugevusel tõusta välja, ehk siis mõttevõimel ja tehke strateegilisi otsuseid. Et iga inimene on kindral ja sõdur samal ajal, et peab mõtlema ja tegutsema nagu sõdur siin taktikalisel levelil, aga strateegilise eesmärkide nimel. Ehk siis mis on need asjad, mida te päriselt tahate elus saavutada? Te tõenäoliselt ei saavuta neid siin internetis. Eks järgi muutkugi robotiteks, see oleks kõige hullem asi, ärge laske seda vabadust endalt ära võtta, seda on lihtne ära võtta, sest et me võitleme väga efektiivsete vastaste vastu nii-öelda, või vähemalt mina võitlen oma peas. Ja kui te aga ikkagi otsustate, et teil on vaja hädasti ikkagi õppida ja te tahate siin internetis aega veeta, siis mõningad viisid on selle jaoks veel olemas, ehk siis meil on olemas ka süsteemne võimalus õppida juhtimist või üldse seda, mida me räägime, kuidas vastutust võtta, kuidas tagasisidet anda, kuidas suhelda, kuidas suhteid ehitada, kõik seda muud on võimalik õppida süsteemselt siis meie akadeemiast. Ja kui teil on küsimusi, siis kindlasti kirjutage kõik lingid, mida me kõike veel teeme. Me teeme noortele asju, me teeme täiskasvanute asju, me teeme internetis asju, me teeme päris elus asju. Kõik need lingid on video all ja sealt leiate informatsiooni, keda huvitab. Ja minu viimane lõpusõnum on see, et internet ei ole elu. YouTube ei ole elu, Spotify ei ole elu, mitte kusagil mujal ei ole elu kui päris elus. Nii et minu soovitus on teile, õppige siit, leidke võimalik kiiresti need vastused ja siis minge rakendama neid, sest et ainukene viis tagasi, et saada on päris elust. Ja siis, kui te tegutsete. Senikaua, kui te olete siin, siis te lihtsalt tarbite. Ja kui te tarbite, siis see on okei.
kui see on teadlik otsus, kui see ei ole teadlik otsus, siis nüüd tehke teadlik otsus ja liikuge välja päris lahinguväljale. Vaat, see ongi minu sõnum. Edu teile!